Nüüd töötab. Tere tulemast tagasi. Ma loodan, et kõigil on olnud tore lõuna ning kõik on leidnud endale oma toad ülesse. On siin mõni veel, kellel on probleeme sellega? Väga hea ei ole, siis ma ei pea lahendustest ka rääkima. Aga läheme siis edasi tänase päeva järgmise ploki juurde, milleks siis on teadusartiklite ettekanded. Siin ruumis on teil kolm parimat 6 artiklist või 6 heast, 6 tudengiteaduse päeva artiklist 3 valikus ning esimene astub teie ette Kärt Kanger, kes räägib, kuidas toota prügist energiat. Palun, Kärt. Aitäh. Hea meel näha, et nii palju inimesi on siia tagasi jõudnud raskelt lõunapausilt. Minu nimi on Kärt Kanger ja nagu välja kuulutatud sai, siis ajakavas on minu nime taga küsimus, kuidas toota prügist energiat. Ega sellele ei olegi nii lihtne vastata ja seetõttu täna minu ettekande pealkiri on sõnastatud natuke pikemalt ja võib-olla ka natuke keerulisemalt. Nimelt biogaasi tootmine toidujäätmete koos kääritamisel reoveemudaga. Mul on antud veerand tundi ja selle aja jooksul ma tahaksin rääkida natuke sellest, mis on biogaas, kust seda saada, kuidas seda kasutada ja lisaks siis tutvustada ennast ja enda biogaasi alast uurimustööd. Kogu jutt, mis ma räägin, pärineb minu bakalaureuse tööst, mille ma kaitsesin eelmisel kevadel Tartu Ülikoolis. Aga töö katseline osa valmis hoopiski Austrias, Alpide keskel, Innsbrucki linnas, Innsbrucki ülikooli mikrobioloogia instituudis ja seal lähedal olevas Zirli reoveepuhastusjaamas. See oli igavesti ilus aeg, mis ma seal veetsin ja nagu näha, siis kogu see tööprotsess ise oli väga nauditav. Ja tõepoolest, see siin olen mina, mul olid siis veel pikad juuksed. Aga läheks siis asja juurde. Kui paljud teist üldse on kuulnud, mis on biogaas, on sellele kunagi mõelnud? Võite näiteks käega märku anda. Ma tänan, see on tõeliselt hea lähtepind, kust edasi minna. Kui minu käest küsida, mis on biogaas, siis ma ütleksin esimese asjana, et see on taastuv energiaallikas. See on selline energiarikas gaaside segu, mis koosneb circa 2/3 metaanist ja 1/3 CO2-st. Ja kuna metaan on energiakandja, siis seda saab põletada ja sellest toota energiat. Vähesel määral võib seal olla sees ka erinevaid lisandgaase, näiteks vett või ammoniak, aga need on siis tõesti väiksemal hulgal. Ja biogaas tekib, kui mingisugune orgaaniline aine laguneb hapnikuvaestes tingimustes. Seda protsessi viivad läbi mikroorganismid ja looduses toimub see näiteks märgaladel, kus on siis vähe hapnikku, või ka näiteks veistel, mäletsejatel üldse vatsas, kus on siis aktiivne mikroobikooslus. Ja nagu näha, siis see on mitmeetapiline protsess, siin on üles loetletud need etapid ja siin all on kõik erinevad organismide rühmad, kes siis nende etappide eest vastutavad. Kogu lugu saab alguse biomassist ehk mingist orgaanilisest ainest, mis sisaldab suuri biomolekule ja kõige esmalt lõhutakse need väiksemateks koostisosadeks. Näiteks valkudest saavad aminohapped. Seejärel hakkavad tööle kääritajad, kes siis toodavad erinevaid orgaanilisi happeid ja alkohole, kuni jõutakse välja äädikhappeni. Ja siin on siis juba järgmine mikroobide grupp, kes selle eest vastutab. Ja kõige viimasena, kõige olulisemas faasis töötavad metanogeenid, kes on arheed. Nad on sarnased bakteritega, aga bioloogiliselt neid siiski eristatakse. Ja nemad toodavad metaani, nii et lõpuks tekib selline gaaside segu, kus suurem osa on metaan ja väiksem osa on CO2. Ja nagu öeldud, siis see toimub täiesti looduslikult, näiteks märgaladel. Aga inimesed on osanud selle protsessi ka enda jaoks käima panna
niiviisi, et see toimub suurtes bioreaktorites ja tekkiv gaas kogutakse kokku. Ja seda gaasi saab siis kasutada näiteks elektri ja sooja tõhusaks koostootmiseks. Nii toimus see CIRL-is, kus mina olin. Samuti võib seda gaasi puhastada, nii et saadakse biometaan. Ja see on siis sama suure väärtusega nagu maagaas. Seda võib sisestada maagaasi võrku või seda saab kasutada mootorikütusena. Ja kui me mõtleme, et meil on mingi orgaaniline aine, siis see pannakse sinna suurde reaktorisse, sealt hakkab eralduma gaas, mille me kinni püüame, siis paratamatult midagi jääb ju ka sinna reaktorisse sisse. Seda nimetatakse käärimisjäägiks. Ja sõltuvalt sellest, milliseid tooraineid on gaasi tootmiseks kasutatud, võib olla võimalik selle käärimisjäägi kasutamine põllumajanduses väetisena. Aga see siis sõltub tõesti sellest, milliseid tooraineid on kasutatud. Ja mida mina siis tegin? Selle aja jooksul, mis ma Austrias olin, otsustasin ma teha katse, kuidas toota biogaasi. Ja minu tooraineteks olid reoveemuda ja toidujäätmed, mis ma sain sealt samast CIRL-i reoveepuhastusjaamast ja lisaks Innsbrucki haiglast, kus need koguti sisse üle terve haigla paikneva suure vaakumsüsteemiga. Ja minu eesmärgiks oli iseloomustada neid tooraineid, lisaks siis määrata, kui palju reaalselt saab neist toota biogaasi ja kui palju saab neist toota metaani. Ja lõpuks analüüsida veel ka seda, mis sinna reaktorisse alles jäi, ehk käärimisjääki. Nagu öeldud, siis reoveemuda pärines CIRL-i reoveepuhastusjaamast ja toidujäätmed Innsbrucki haiglast. Ja selleks, et neid iseloomustada, määrasin ma terve rea keemilisi parameetreid, mis on siin kõik üles loetletud, aga võib-olla kõige paremini kirjeldab neid toidujäätmeid hoopis üks pilt. Et see on siis selline oranž, vedel, kohati tükiline ja väga tugevalt aromaatne, võiks isegi öelda, et haisev mass. Nii et kõige meeldivam töövahend ei olnud. Aga nende katsete tulemused on siia üles loetletud ja siin on alati kõigepealt näidatud primaarmuda, seejärel liigmuda ja siis need bio 1, 2 ja 3 on toidujäätmete proovid, mis on siis kogutud erinevatel nädalatel seal haiglast. Ja ma olen siin määranud kuivainesisalduse, punasega orgaanilise kuivainesisalduse, siin all on keemiline hapnikutarve ja lisaks veel ka üldlämmastiku, üldfosfori ja toidujäätmetel ka kloriidioonide sisaldus. Ja mis tuli välja, et selgelt eristused 2 gruppi. Mudad ja toidujäätmed. Mudadel oli tunduvalt väiksem kuivainesisaldus, orgaanilise kuivainesisaldus ja samuti ka keemiline hapnikutarve. Aga samas toidujäätmete puhul oli huvitav see, et nad olid happelised. Ja see võis tulla sellest, et see lagundamisprotsess läks käima juba nende toidujäätmete kogumise ajal. Ja lisaks tasub siin märkida ka selle, et kuigi need jäätmeproovid olid kogutud erinevatel nädalatel, siis nad olid omavahel väga sarnased, ehk siis mingit ajalist muutlikkust seal ei esinenud. Kui toorainetel ring peal, siis hakkasin vaatama, kui palju siis lõpuks gaasi saaks toota. Ja mul oli selleks 2 süsteemi. Esimese süsteemiga, mida nimetatakse eudiomeetriks, määrasin ma kogu biogaasi tootlikkuse. Ja teise süsteemiga määrasin, kui palju saab toota metaani, ehk siis seda väärtuslikku osa. Kui eudiomeetriga süsteem oli selline, mida ma pidin ise käima mõõtmas iga päev ja katse alguses ka veel mitu korda päevas, siis automaatne metaanipotentsiaali testsüsteem mõõtis kõik ise, nii et minul jäi ainult katse käima panna, iga päev käia vaadata, kas tulemused on arvutis olemas ja siis katse lõppedes need sealt endale mälupulgale salvestada ja see oli kogu minu töö. Aga eudiomeetrites oli asi natuke keerulisem. Et siin all on reaktor, kuhu ma siis panin sisse oma toorained. Ja nende hulgas olid ka mikroobid, kes hakkasid seda materjali lagundama. Ja kui tekkis gaas, siis see tõusis siit läbi peenikese toru siia üles. Ja mida rohkem gaasi tekkis, seda rohkem vedelikku surust allapoole. Ja siin on see skaala, mille pealt sai lugeda, kui palju gaasi tekkis. Ja reaalsuses nägi see välja selline. Nüüd üks väike küsimus teile. Ma ei tea, kas siit on nii hästi näha, aga põhimõtteliselt, võib-olla ühe esimese pildi pealt oli näiteks paremini näha, on kõik need reaktorid roosad.
miks on nad roosad? Ja palun. Õige, auhind ka. Selleks, et näeks paremini skaalat lugeda, aga see on ainult pool tõde. Mul on veel auhindu. Kes pakub teise variandi? Kuidas? Ei, ütelge ikka julgelt. Ei, see gaas ise ei ole roosa, aga südika pakkumise eest võiks ikkagi saada kommi. Ma ütlen siis ise õige vastuse ära, et see roosa värv on seal tegelikult indikaator. Et kui see gaas siia üles koguneb, siis on oluline, et ta ei lahustuks selles vedelikus, sest kui ta vedelikus lahustub, siis me ei suuda enam täpselt tema kogust mõõta. Ja siis see indikaatori värvi muutus näitabki seda, et kas gaas on lahustunud või ei ole. No vot, nii ma käisin neid seal mõõtmas, oma roosasid reaktoreid, ja sain sellised tulemused. Mul oli palju reaktoreid ja ma kasutasin erinevaid segusid. Kõigepealt oli mul negatiivne kontroll, mul oli positiivne kontroll, et vaadata, kas mu mikroobikooslus on üldse elujõuline, ja siis ma kääritasin koos reoveemudasid, ma kääritasin toidujäätmeid ja siis ma panin need veel kõik kokku, et vaadata, mis juhtub koos kääritamisel. Ja siin graafikutel on toodud kõigepealt kogu biogaasi tootlikkus ja siis siin metaani tootlikkus, mis siis olid need 2 erinevat süsteemi. Ja nagu näha, siis üldiselt need graafikud on kõik sama kujuga. Et katse alguses on nende graafikute tõus hästi kõrge, ehk siis on toodetud väga palju, ja lõpuks jõuab tootmine platoole, ehk siis sisuliselt enam materjali ei ole organismidel, mida lagundada ja millest gaasi toota. Ja see kiire tõus alguses on omane kõikidele katseliinidele, välja arvatud siin sinisega tähistatud positiivne kontroll, mis siis näitab seda, et circa 3 päeva kulus mikroobikooslusel selleks, et kohaneda oma uue toorainega ja alles siis nad suutsid hakata seda lagundama. Samas need toorained, mida mina kasutasin, olid kohe lagundatavad, ehk siis nad olid mikroobidele kergesti kättesaadavad. Ja kui vaadata neid lõppväärtusi, kui palju siis lõpuks välja jõuti, siis need on defineeritud kui biogaasi potentsiaal ja bioloogiline metaani potentsiaal. Need on siia graafikule kokku pandud ja üldiselt võib näha, et nad jälgivad sellist sarnast jaotust, et need katseliinid, kus toodeti palju gaasi, toodeti ka palju metaani. Ja kõige kõrgema tootlikkusega olid toidujäätmed, samas kui mudasegu, reoveemudad, tootsid kõige vähem. Ja kui vaadata neid katseliine, kus oli koos kääritamine, siis siin on selgelt kõrgem tootlikkus kui ainult reoveemudasid üksinda kääritades. Ja lõpuks, kui kogu gaas oli toodetud, reaktoritest enam praktiliselt midagi välja ei tulnud, siis analüüsisin seda, mis nende reaktorite põhja jäi. Ja ma sain teada, et kõikides nendes reaktorites oli siis lagunenud orgaaniline aine, ehk orgaanilise kuivaine sisaldus oli vähenenud. Ja kõige suurem oli see lagundamismäär just toidujäätmetes, ehk siis need olid kõige paremini omastatavad mikroobidele. Samuti tuli välja, et erinevad parameetrid kõikides katseliinides olid võrdsustunud ja mõningal määral oli tõusnud katseliinide keskmine pH. Ja see oli kõik, mis minu katsest järgi jäi, et sellised väikesed tuubikesed, juhul kui on vaja teha mingit kordusanalüüsi ja läksid külmkappi ja tõenäoliselt on seal tänase päevani, kui keegi pole välja koristanud. Ja mida öelda lõpetuseks? Minu andmed näitasid, et toidujäätmed on väärtuslik tooraine biogaasi tootmiseks. Ja kui neid kääritada koos reoveemudaga, siis koos kääritamine tõstab biogaasi tootlikkust. Ja nende tulemuste põhjal sain ma teha konkreetse soovituse sellele väiksele Zirli reoveepuhastusjaamale, et kasutada enda jaamas koos kääritamist selleks, et tõsta biogaasi tootlikkust. Ja seda öeldes pean ma ütlema, et kuigi see oli minu töö, siis selle taga oli terve hulk inimesi, kes mind aitasid ja kes mind juhendasid. Ma tahan tänada oma kolleege ja juhendajaid nii Eestist kui Austriast ja olgu need siis siinkohal ära nimetatud. Aga kõige rohkem tänan ma ikkagi teid, et te pidasite vastu kõik need 14 minutit ja 29 sekundit ja jaksasite mind kuulata. Ja kui on küsimusi, siis nüüd ma vastan neile rõõmuga.
aplaus Kärdile ning küsimused, palun. Mul on veel järgi üks komm, nii et esimese küsimuse esindaja. Jah, palun. Aga oodake palun mikrofon ka ära, et siin saalis ettekanded salvestatakse. Tere, Rain, Tartu Ülikool geoloogia magistrant. Kas midagi sarnast kasutatakse ka Eestis või on lootust, et hakatakse kasutama ehk siis neid segama erinevaid jäätmeid? Aitäh, kõigepealt sinu komm. Eestis kooskääritamist tehakse küll, aga seda, kas ka toidujäätmetega, seda ma ei julgeks kindlasti lubada, et rohkem Eestis enamus jaamu, mis on käigus, on põllumajanduslikul söötvel, ehk siis kasutatakse veiseläga või ka näiteks sealäga ja siis sinna juurde pannakse erinevaid rohtseid energiakultuure. Et selles mõttes kooskääritamist tehakse, aga toidujäätmed ma pigem ei julgeks öelda, et seda Eestis tehakse. Veel küsimusi? Minul on üks küsimus, üks huvitav aspekt, mis tuli tudengiteaduse päeval välja. Et nimelt, kuidas neid jäätmeid siis kasutada? Et seal oli päris huvitav arutelu, äkki sa natuke räägid sellest? Jaa, et siin jutt käib just sellest käärimisjäägist, mis reaktorisse siis lõpuks jääb. Ja muidugi oleks ju hea, kui me saaksime kõike maksimaalselt ära kasutada. Ja nagu mul siin slaidil kirjas oli, et siis teatud juhtudel on võimalik seda käärimisjääki kasutada põllumajandusväetisena, sest et seal on palju mineraalaineid ja siis ta lihtsalt oleks meile väetisena põldudel ja me ei peaks kasutama siis mingeid mineraalväetisi. Samas on seal ka oht, et kui toota reoveemudast gaasi, siis mitmesugused ained ja ohtlikud ained, mis on reoveemudas, jäävad sinna käärimisjääki sisse. Näiteks raskmetallidest oli meil tookord juttu. Et siin ongi nüüd küsimus, et täpselt selles, millist toorainet kasutada ja milliste omadustega pärast see käärimisjääk sealt välja tuleb. Et üldiselt see valdkond on reguleeritud ka seadustega, et näiteks sealt Sirlis, kus mina olin, ei tohtinud sellel liidumaal seda reoveemudast toodetud käärimisjääki põldudel kasutada. Aga samas teistes liidumaades olid jälle teistsugused seadused. Ja et kui toota mitte reoveemudast, vaid näiteks kui toota siin lägast nagu Eestis, siis on jälle see sisend on teistsugune ja ka väljund on siis teistsugune. Et see sõltub alati konkreetsetest tingimustest. Viimane küsimus saalist. Kui küsimust ei ole, siis suur aitäh, Kärt! Aitäh! Vahepeal informatsiooniks nii palju, et nüüd on hetk aega, kui teid huvitab ettekanne kõrvalruumis, siis te võite ruumi vahetada. Nii palju informatsiooni, et siin tuleb juttu gelatinipõhiste biolagunevate nanogeomaterjalide valmistamisest ning teises ruumis räägitakse turismi sihtkoha määramisest ajas ja ruumis. Mõni minut ruumivahetuseks, kellel on soovi. Ma ei näinud. Palju õnne!